aitäh Annelile selle sissejuhatuse eest, et kui ma Anneli palvel nõustusin siia tulema, siis ma ei osanud arvata, et terve saal on rahvast täis. Ja see on ainult hea, sest et kui ma räägin Circle K kui ettevõtte nimel ja kes võib-olla Circle K nimega ei ole veel harjunud, kuigi sellest on juba mitu aastat, kui me seda kanname, siis nii nagu internetis targad inimesed räägivad, siis Circle K on ainukene sõna Eestis, mis ei käitu nii, nagu üldiselt eestikeelsete sõnadega käitutakse, et samamoodi nagu kirjutad, nii ka loed, et siis Circle K on sõna, mida kirjutad Circle K, aga hääldad Statoil, et ma olen siis sellest ettevõttest. Ja mul on tegelikult siiralt hea meel siin teie ees seista ja mitte ainult kui siis tõesti selle viimati saadud aunimetuse ehk et siis kõige õppijasõbralikuma ettevõtte juhina, vaid kui üldse juhina. Sest et kui me räägime sellest, et kes on ettevõtetes need inimesed, kes neid ettevõtteid edasi viivad, siis on just need inimesed, kes kunagi on oma karjäärile aluse pannud läbi selliste programmide nagu see siin, ehk et nad on otsustanud midagi teha ja on ka selle ellu viinud. Ja ma harilikult olen inimene, kes räägib põhimõtteliselt nagu puusalt tulistades, sest mul on hästi palju häid mõtteid ja ma tahan väga neid jagada, siis täna ma tundsin, et see, mida ma teiega tahan rääkida, on minu jaoks nii oluline, et ma tegin isegi mõned märkmed. Nii et ma loodan, et see on ka teie jaoks oluline sõnum, mis mul kui ühel juhil, kes on juhi ametis erinevates kohtades olnud üle 20 aasta, teile täna siis ka enda poolt edasi anda on. Ma arvan, et ma olen oma elu jooksul värvanud kindlasti üle 200 inimese, võib-olla isegi üle 300 inimese, et lihtsalt on olnud perioode, kus personaliinimesi nappis või on olnud see värbamise protsess nii oluline, et ma olen pidanud selles ise osalema, ehk et ma olen tõesti intervjueerinud väga-väga paljusid inimesi, olen saanud selle käigus aru, mis eristab neid inimesi, kes tõesti õnnestuvad oma tegemistes ja mis eristab neid inimesi, kes siis ei õnnestu oma tööalases ettevõtmistes. Ja kuigi ma ei ole leidnud sellist universaalset karjäärivalemit, olen ma enda jaoks sellist 3 märksõna leidnud, mis tegelikult selle vundamendi laovad, kas inimene mingil hetkel saab oma nii-öelda tööalasele karjäärile tagasi vaadates öelda, et jah, see on see, mida ma olen tahtnud teha ja ma pean seda karjääriteed õnnestunuks. Ja kõige esimene asi, mis selles jadas tuleb pähe, on sõna tahe. See tundub uskumatu, et on ju, võiks mõelda, et kõigil inimestel on see tahe olemas midagi teha, aga võib-olla kui seda nagu natuke rohkem avada, siis tahe eristub näiteks soovmõtlemisest, sest et soovmõtlemisi on palju, ma arvan, et mingis vanuses iga inimese peas on olnud mõte, et kui ma suureks saan, siis ma hakkan rikkaks, kui ma suureks saan, siis ma hakkan selleks, teiseks või kolmandaks. Ja see ongi asi, mida võib nimetada selliseks soovmõtlemiseks, ma tahan olla keegi, aga tegelikult selles vanuses veel ei kujuta ette, mida see tähendab saada selleks, kelleks ma soovin saada. Ja hämmastaval kombel tegelikult kohtab endiselt inimesi, kes on suhteliselt juba soliidses eas ja endiselt elavad soovmõtetes, ehk et neil on küll arusaam, et nad tahaks saada direktoriks, tahaks saada Eesti Vabariigi presidendiks või kellekski veel, aga neil ei ole tegelikult selget arusaama, mida selleks teha tuleks ja veel vähem, mis kõige kriitilisem minu arust selle tahte juures on see, et nad ei saa aru, mida nemad ise selleks tegema peavad, et seda eesmärki saavutada. Ehk et kuigi on olemas tõenäoliselt palju inimesi, kellele me saame näpuga näidata, et ta oli võib-olla õigel ajal õiges kohas ja rahvasõu ütleb, et ka magavale kassile võib hiir suhu joosta, siis kokkuvõttes ainult õnnele loota oma elu ülesehitamisel ilmselt oleks ikkagi natukene liiga riskantne.
kui viimasel ajal räägitakse hästi palju sellest, et uued põlvkonnad ei taha tööd teha, on selline jutt lumehelbekestest ja solvumistest ja kes selle töö ükskord ära teeb, siis tegelikult selle on tinginud asjaolu, et inimesed räägivad tööst kui millestki, mis on selline industriaalaja töö mõte, ehk et töö on midagi, mida peab tegema, aga ilmtingimata ei pea töö pakkuma mingisugust eneseteostust, veel vähem naudingut, ehk et töö ja hea meeleolu nagu ei peaks käima käsikäes. Tegelikult sellest on täiesti valesti aru saadud. Ma arvan, et see on äärmiselt oluline, et inimene mõtleb oma karjäärivalikuid tehes selle peale, et mida talle tegelikult meeldib teha. Ja see viibki mu teise punktini, et kui see esimene punkt oli tahe, siis teine punkt minu jaoks, mis määrab ära, kas inimene õnnestub oma karjääris, on see, et ta teeb teadliku valiku, ehk ta mõtleb läbi, mis talle meeldib. Ja kui mõelda, et kui küsida inimese käest, mis sulle meeldib, see vastus võib olla näiteks see, et mulle meeldib üldse ainult diivanil teleka ees lebotada. Ja kui siis tekib küsimus, et kuidas siis sellega saaks päevi täita ja raha teenida, siis loomulikult on ka neid inimesi, YouTuberid ju põhimõtteliselt seda teevad, ärkavad hommikul üles, panevad kaamera käima ja kõik ülejäänud tuleb iseenesest, või vähemalt nii see tundub meile, siis tegelikkuses ka see kirg diivani vastu võib anda vastuse sellele, et mis töö sulle sobib ja mis töö sulle ei sobi, ehk et kui väga lihtsalt öeldes inimene, kellele meeldib diivanil labamine, kindlasti peaks leidma töö, kus ta saab rohkem kasutada oma aju kui oma käsi ja jalgu, sest et ilmselgelt ei ole liikumine tema lemmiktegevus. Ehk et nalja juurest tagasi minnes tõsise jutu juurde, siis kindlasti on keeruline noores eas öelda, et mis on see töö, mida ma kindlasti tahan teha oma elupäevade lõpuni. Ma arvan, et 21. sajandil elades on see ka naiivne arvata, et täna me teame, mis tööd tehakse 60 aasta pärast. Seetõttu tuleb proovida, tuleb katsetada, tuleb proovida, mis sobib, mis ei sobi, aga kindlasti, kui leitakse see, mis on nii-öelda ka meeldib teha ja suudetakse oma amet sellega siduda, siis see on kindlasti kõige parem lahendus, sest et siis on ka selles töös, mida tehakse, natukene kirge. Ja kui siis mõelda, et mis siis see kolmas asi, mis veel sellele tahtele ja teadlikele valikule veel otsa tuleb, siis loomulikult on tegutsemine. Ja tegelikult teie olete nagu näide sellest, et selleks, et kuhugi jõuda, peab kuskilt pihta hakkama, ehk et tuleb hakata reaalselt liikuma oma karjäärivalikute suunas. Ja tänapäeval ju tegelikult saab nii-öelda tööd õppida mitmel erineval moel, saab teha seda teooriat õppides, saab seda teha praktiliselt töö käigus õppides ja kõige parem kombinatsioon minu hinnangul ja vaadates ka oma noori kolleege, kellega ma olen koos töötanud, siis selline teooria ja praktika käsikäes on kõige parem kombinatsioon, sest et kui sa millestki praktika käigus oled paremini aru saanud, siis tegelikult see tekitab vajaduse saada sellest rohkem teada, et seda võib-olla teha paremini ja vastupidi, kui sa oled õppinud midagi teoreetiliselt, siis ilmselgelt tuleb seda ühel hetkel praktikas rakendada, sest et ainult näiteks juhtimist õppida ilma praktilise teostuseta on suhteliselt mõttetu, sest et hüpoteetiliselt välja mõelda, mismoodi näeb välja näiteks arenguvestlus alluvaga, kui sul ei ole kunagi olnud ei juhti ega alluvat, siis tegelikult sellest ei ole mingit kasu sellest teadmisest, kui seda ei ole võimalik mingil hetkelgi järgi proovida. Ehk siis, rääkides sellest õppimise ja praktika sellisest ringkäigust, võib öelda, et tegelikult inimesed peaksid õppima läbi kogu oma elu ja kuigi see kõlab väga selliselt hirmutavalt mõnede inimeste jaoks õppimine tundub, et see on nagu kohustus, siis tegelikult õppimine ja töötamine on kokku tegelikult eneseteostus ja areng ja neid saab sõnastada täpselt nii, et kui sa oled valinud endale õige ala ja see sulle tegelikult meeldib, siis ei ole mingi probleem ka selles areneda ja ennast täiustada.
Ja viimane minu kokkuvõte ongi ainult selles, et tegelikult üsna palju sellest, kuidas te oma elu elate, kuidas te oma tööelus hakkama saate, sõltub tegelikult ikkagi teist. Tööandja võib teile anda hariduse või koolituse, tööandja võib teile anda suurepärased töövahendid, tööandja võib anda teile väga meeldiva kollektiivi, fantastilise valdkonna, aga kui see ei ole teie kirg, kui te ise ei tunne, et te olete motiveeritud või teil on tahe seda tööd teha, siis tegelikult ei ole võimalik seda konkreetset asja tööandjal teile anda. Ehk et tulles tagasi ikkagi oma kõne algusesse, see tahe ja see teadmine, mida te teha tahate, peab tulema teie käest ja tööandjal on võimalik ainult teid toetada selles, mida te olete endale elukutseks valinud. Nii et ma loodan, et teist kõigist saavad edukad inimesed nii äris kui muus ja lähtuge alati sellest, et töö, mille te valite, on see, mida teile tegelikult meeldiks teha ka siis, kui selle eest ei makstaks iga päev palka. Nii et edu teile ja aitäh!